Tere, väike sõber! Mina olen Palingu, vana flamingo, kes rändas mööda ilma ja korjas lugusid. Täna räägin sulle loo ühest noorest rähnist, kes kartis eksida. Kuskil paksu kuusemetsa servas, kõrge männi otsas, elas noor kirju rähn nimega Rein. Reinul olid ilusad mustad ja valged suled ning kuklas väike punane laik, nagu kõigil noortel kirjurähnidel. Iga hommik vaatas Rein, kuidas teised noored rähnid harjutasid puude koputamist. Tok, 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 kõlas metsas igast suunast. See oli rähnide kõige tähtsam oskus, leida putukaid puukoore alt. Ilma selleta ei saaks ükski rähn hakkama. Aga Rein ei koputanud. Ta istus vaikselt oma oksal ja vaatas teisi. Rein, tule harjutama, hüüdis rähn Leena, tema parim sõbranna. Leena oli juba osav koputaja. Ta nokitses puukoort kergelt ja leidis alati putukaid. Kohe tulen, vastas Rein. Aga ta ei tulnud kunagi. Rein mäletas seda päeva liiga hästi. Mõni nädal tagasi oli ta esimest korda proovinud päris puud koputada. Ta oli valinud ilusa kuuse ja löönud kõigest jõust. Aga tema nokk oli tabanud kõva oksasõlme. Krakk! Valu oli olnud kohutav, nagu välk oleks löönud otse nokka pidi. Tema nokk valutas terve nädala ja ta ei saanud isegi korralikult süüa. Sellest päevast saadik ei olnud Rein enam ühegile puule koputanud. Mis siis, kui ma jälle valesti löön? Mõtles ta igal hommikul. Mis siis, kui mu nokk läheb päriselt katki? Ja nii ta istuski, vaatas teisi ja ei teinud midagi. Rein üritas toitu muud moodi leida. Ta püüdis lendavaid putukaid nagu kärbsenäpp. Ta nokkis sambla seest pisikesi ussikesi. Ta otsis seemneid ja marju. Aga see polnud rähnile õige toit. Tema kõht jäi tühjaks ja ta muutus iga päevaga kurvemaks. Leena märkas seda. Rein, mis sinuga on? Küsis ta ühel pärastlõunal, kui nad istusid kõrvuti männi oksal. Mitte midagi, vastas Rein vaikselt. Sa ei ole juba mitu nädalat koputanud, ütles Leena mureliku häälega. Tule, ma näitan sulle. See on lihtne. Vaata. Leena lendas lähima kaseni ja hakkas koputama. Tok, 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 tok. Koor pudenes ja ta tõmbas välja tõugu. Näed, pole midagi karta. Aga Reinule tegi see ainult haiget. Leena jaoks oli see nii lihtne, tema jaoks võimatu. Ma tulen hiljem, ütles Rein ja lendas minema. Ta istus üksi vana kuuse ladvas ja vaatas loojuvat päikest. Miks ma ei saa olla nagu teised, mõtles ta. Miks mina ainuke olen, kes kardab? Mõne päeva pärast saabus vanaisa Voldemar. Ta oli vana ja kogenud rähn, kes tundis iga puud metsas. Tema nokk oli tugev ja lai, aga kui tähelepanelikult vaadata, oli noka otsas väike kõverus. Vanaisa ei hakanud kohe rääkima. Ta istus lihtsalt Reinu kõrvale ja vaatas metsa. Nad istusid kaua vaikuses. Lõpuks ütles vanaisa. Sinu ema rääkis mulle. Rein vaatas maha. Ma lõin valesti ja mu nokk valutas nii kaua. Ma kardan, et see juhtub uuesti. Vanaisa noogutas aeglaselt. Tead, Rein, ma tahan sulle midagi näidata. Ta keeras oma pead, nii et Rein näeks tema nokka paremini. Näed seda väikest kõverust noka otsas? Rein noogutas. See juhtus, kui ma olin sinust natuke vanem, jutustas vanaisa rahulikult. Ma nägin mänguväljaku juures läikivat metallist posti ja arvasin, et see on kask, nii valge ja sile. Ma lendasin täis kiirusel kohale ja koputasin kõigest jõust. Metallist? Reinu silmad läksid suureks. Jah, vanaisa naeris soojalt.
Kogu mets kuulis seda. Kläng! See valutas 1000 korda rohkem kui ükski oksaselm. Mu nokk oli paistes tervelt 2 nädalat. 2 nädalat! Rein ei uskunud oma kõrvu. Jah, ja ma ei söönud 2 päeva jooksul midagi, sest nokk oli nii hell. Vanaisa vaatas Reinu silmadesse. Aga tead, mida see viga mulle õpetas? Mida? Kuidas metall kõlab. Pärast seda teadsin ma alati, mis on puu ja mis ei ole. See üks viga tegi mind paremaks rähniks kui 10 veatud koputust. Rein mõtles hetke. Aga mis siis, kui ma teen uuesti vea? Vanaisa silitas Reinu pead tiivaga. Siis õpid sa jälle midagi uut. Iga viga on nagu väike õpetaja, kes ütleb, seda teed sa järgmine kord teisiti. Järgmisel hommikul, veel enne päikesetõusu, viis vanaisa Reinu metsa teisele poole, kus kasvasid vanad kased. Mõned neist olid juba kuivanud. Koor oli pehme ja murenenud, kohati tükkideks kukkunud. Alustame siit, ütles vanaisa. Need vanad kased on pehmed. Siin on turvaline harjutada. Rein vaatas kuivanud kaske. Tema süda peksis kiiresti. Ta tõstis ettevaatlikult oma noka ja koputas kergelt. Tokk. See oli vaikne ja arg koputus. Aga midagi ei valutanud. Proovi uuesti, ütles vanaisa rahulikult. Natuke tugevamalt. Tokk. Tokk. Koor pudenes ja Rein nägi väikest ussikäiku puukoore all. Vanaisa, vaata! See on putukatunnel, seletas vanaisa. Su nokk juba räägib sulle, kus putukad elavad. Rein koputas uuesti. Seekord tabas ta kõvemat kohta ja nokk libises mööda. Koor jäi terveks. Ma lõin valesti, ütles Rein kurvalt. Ei, vastas vanaisa. Sa said just teada, et seal on puidu sõlme koht. Seda kohta pead teise nurga alt lööma. Proovi natuke kõrgemalt. Rein proovis. Tõesti, natuke kõrgemalt oli koor pehmem ja läks kergemini lahti. Nii harjutasid nad terve hommiku. Rein koputas 10 kordi. Mõnikord läks hästi, mõnikord viltu. Ta koputas liiga kõrgele ja leidis ainult kuiva koort. Ta koputas liiga madalale ja tabas kleepuvat vaiku, mis jäi noka külge. Appi, vaik, hüüdis Rein ja üritas nokka puhastada. Vanaisa naeris. Vaik tähendab, et puu on terve ja kaitseb ennast. Nüüd tead, et vaiguseid kohti tuleb vältida. Taas üks õppetund. Ja tõesti, iga viga õpetas midagi. Kuiv koor tähendas, et putukas ei ela seal. Vaik tähendas tervet puud. Õõnes kõla tähendas tühja ruumi koore all ja seal võis olla putukate pesa. Rein hakkas kuulama oma nokka ja mõistma, mida puu talle räägib. 3. päeval ütles vanaisa. Täna proovime värskemat puud. Ta valis suure vana männi, mille paks koor oli soojalt pruun. Reinu süda peksis. See oli elav puu, kõvem kui kuivanud kased. Aga ta hingatas sügavalt ja ütles endale julgustuseks. Iga viga on õppetund. Ta koputas. Tokk, tokk, tokk. See kõlas teistmoodi, kõvemini ja selgemini. Rein kuulas. Kuula hästi, sosistas vanaisa. Mis sa kuuled? Rein koputas uuesti ja pani kõrva vastu puukoort. Midagi niheles seal sees.
midagi liigub, sosistas ta põnevusega. Leiad sa ta üles? Rein koputas edasi. Iga koputus ütles talle midagi. Siin on kõva, siin on pehme, siin on tokk. Koor purunes ja sealt vaatas talle vastu tõuk. Rein oli leidnud oma esimese putuka päris puust. Ma leidsin, hüüdis Rein. Vanaisa, ma leidsin! Vanaisa silmad olid soojad. Mitu viga sa tegid enne, kui leidsid? Rein mõtles järele. Päris palju. Ma ei loendanudki. Aga kas sa kartsid vigu? Rein oli üllatunud. Ei, ma ei mõelnudki vigade peale. Ma kuulasin puud. Vanaisa noogutas targalt. Näed, Rein, hirm tuleb ainult siis, kui sa mõtled vigade peale. Kui sa keskendud sellele, mida sa teha tahad, siis vead muutuvad lihtsalt osaks teekonnast. Rein vaatas oma nokka. See oli terve. See oli tugev. Ja nüüd oli selle sees midagi uut. Tarkus, mida ei saa õppida ilma proovimata, ilma eksimata. Sel õhtul lendas Rein tagasi oma kodumetsa. Leena istus männioksal. Rein, hüüdis ta, kus sa olid? Harjutamas, ütles Rein ja naeratas. Ta lendas suure kase juurde ja koputas. Tokk, tokk, tokk. Leena vaatas suurte silmadega. Sa koputad? Jah, ütles Rein, ja ma teen vahel vigu, aga see on täiesti okei. Rein sulges sel ööl silmad ja kuulas metsa helisid. Kuskil eemal koputas teine rähn. Tokk, tokk, tokk. See kõlas nagu muusika. Ja Rein teadis, et homme koputab tema ka. Ja ülehomme ja iga päev pärast seda. Näed, väike sõber, keegi ei sünni kõike kohe oskama. Iga eksimus on nagu väike latern pimedas metsas. See näitab sulle teed, mida sa enne ei näinud. Ära karda vigu teha. Karda hoopis mitte kunagi proovida. Head ööd, väike sõber. Sinu Palingu.